alles aasta saab mööda sellest, kui ma enam riigikohtunik ei ole ja mul ei ole küll mingit põhjust, vabandust väljenduse eest, oma vanasse kaevu sülitada. Ma ei kahetse kindlasti mitte neid aastaid, mis ma Riigikohtus töötasin. Need olid suurepärased aastad. Kahtlemata on igasuguseid päevi, ega siis kõik päevad vennad ei ole. Eks seal oli ka vaidlusi ja magamata öid vahepeal, aga kokkuvõttes arvan küll, et see on väga tore koht töökohana. Ma arvan, et Riigikohus on Eestis, ma loodan, et õigusteaduskond ei pahanda, aga julgen väita, et üks kvalifitseeritumaid kohti õiguslikus mõttes, selles mõttes, et ma julgen väita, et Riigikohtus täna ehk on õigusdoktorid isegi rohkem kui näiteks õigusteaduskonnas puhtalt. Võib-olla ma eksin, aga arvan küll niimoodi. See tähendab, et see potentsiaal on kindlasti väga kõrge. Omaette teema on muidugi see, et kas nüüd ilmtingimata riigikohtunik peab olema ainult doktor või kas doktor on see, kes ainsana suudab riigikohtunik töö ära teha. Ehk siis ma üldsegi ei välista, et võib-olla oleks kõrvale vaja ka lihtsalt hea praktilise juristi elukogemust ja see ongi nüüd tegelikult ka see teema Eesti väiksuse juures, et kui nüüd Riigikohtusse võtta ainult õigusdoktorid, siis pangem tähele, siis ju kohtunike püramiid ju hääbub tegelikult. See tähendab, et kui ikkagi karjäärivõimalust ei ole maakohtu ja ringkonnakohtu kohtunikel, siis on suhteliselt keerukas motiveerida. Tõsi, sa võid öelda muidugi seda, et sõbrad, kõik maakohtu kohtunikud doktoriõppesse. Paraku esiteks ei ole see väga lihtne ja teiseks ega ma ei arva, et see päris niimoodi olema ka peaks. Lühidalt öeldes, ma arvan, et Riigikohus on potentsiaali poolest väga koht. Õhustiku poolest ka, ma arvan, et meil ei ole kunagi olnud keegi nagu Riigikohtus vaadanud väga seda, et jumal hoidku, et kas nüüd oled sa täpselt kell 8 tööl või kas sa oled ikka kell 5 läinud. Et olen kogu aeg tajunud, et ega kellelgi väga aega vaadata ei ole. Et see töö on pigem olnud nii huvitav kokkuvõttes ja lõppkokkuvõttes, et selles mõttes arvan, et see on üks väga, väga hea koht ja ma arvan ka seda, et ükskõik kuidas me ka ei hindaks seda pretsedendi õiguse võimalikkust, aga julgen väita küll, et meie õigusmaastik tervikuna on ikkagi väga, väga paljuski detailides määratud Riigikohtu praktika poolt. Et see, kuidas nüüd detailides õiguse kohaldamine välja näeb, seal on taga väga palju praktikat. Paiguti on riigikohtunikel piinlik lugeda, kui kogu aeg viidatakse, et Riigikohus ütles seal nii ja seal naa ja mis seal salata. Need viited mõnedele meie lahenditele, eks nad mõnikord ole advokaatide poolt eriti ka eksitavad. Aga see on ka vist elu koostuse osa.